Esimeses intervjuus Äripäeval, mis puudus Autorollot, te ütlesite, et teil ei ole selle firmaga mitte mingisugust pistmist. Miks te tol korral ei rääkinud tõtt? Ma rääkisin tõtt ja see täpselt nii ongi, nagu ma teile ütlesin, et mul ei ole Autorollo juhtimisega olnud mingit seost ega ole ka praegu. Aga olete te kursis, et on ilmunud kirjavahetusest mõned katked, mis teie olete saatnud Autorollo raamatupidajale ja küsinud näiteks välja seal mingeid raamatupidamisega seotud dokumente, et te siiski olete ju olnud seotud ja tegutsenud seal, juhtinud ka? No ma olen ju sellele küsimusele ka vastuse andnud, et see oli aeg, kui mul isa oli haiglas. Isa oli mul täieõiguslik ettevõtte omanik ja juht ja isa palvel ma neid hoidsin seda jooksvat ettevõtte toimimisega kursis, nii et need on isa palvel ja teadmisel saadetud kirjad. Ja seda ma mõistan, lihtsalt just seda mõtlen, et miks te kohe alguses ei öelnud, et jah, et te osalesite ka selle ettevõtte asjade korraldamisel ja kutsusite sinna Siim Roode. Mul ei ole selle ettevõtte juhtimisega mingit seost. Aga öelge, üks asi, mida te veel olete väitnud, on see, et ei ole Siim Roodega eraldi selle Autorollo teemal suhelnud, ometigi kirjavahetused näitavad, et siiski te olete olnud ka kirjavahetuses Autorollo teemal. Ma olen väitnud, et ma ei ole Siim Roodega Autorollo hagi teemal suhelnud. See on ka see just. See nii on. Aga ma küsin, 2009. aastal Autorollost on võetud sularaha välja suurtes osades. Kas te sellest olite teadlik? Veel kord, et mul ei ole Autorollo ei ühegi tehinguga ega Autorollo juhtimisega mitte mingit seost olnud, ega ole ka praegu. Siim Roode teid ei informeerinud, et mida ta seal firmas toimetab, mis otsuseid ta teeb? Veel kord, et mul ei ole Autorollo juhtimisega olnud mingit seost, et see on tõsi. Ja no nii on. Ma küsin, et kas ta informeeris teid, et kas teie olite teadlik nendest tehingutest, mis seal ettevõttes tehti ja suurematest otsustest, näiteks vara väljaviimisest? Ei, loomulikult mitte. Kas te, ütleme selle skandaaliga seoses, mis on nüüd tekkinud, olete mõelnud, et kas te peaksite ka võtma poliitilise vastutuse või mitte? Oodake veel kord, et te proovite inkrimineerida mulle asju, mis on seotud ettevõtte juhtimisega, mis aastatel 2008 kuni 2010 kuulus minu isale. Ja ma ei ole selle ettevõtte juhtimisega ega ühega otsusega, mis selle ettevõttes tehtud on, kuidagi seotud olnud. Nii et see on ka vastus. Ja ma olen teile selle kohta ka selgitusi andnud, ma arvan, et praeguseks umbes 5 korda. Aga Siim Roode te siiski sinna appi kutsusite aitama oma isa? Veel kord, osaühinguga Autorollo, mis aastatel 2008 kuni 2010 kuulus minu isale, ei ole minuga mitte mingit seost omanud. Et see on kõik, mis ma saan praegu öelda. Teie väljaande kaudu on mulle teada, mind on ähvardatud 500 000 eurose nõudega. Ja ilmselt te mõistate niinimetatud majanduslehena, et mul ei ole võimalus käimas olevat hagi või tsiviilhagi protsessi kuidagi kommenteerida, aga tõde on see, et mul ei ole selle ettevõttega seost. Aga ometigi on kirjavahetused, te olete saatnud kirju Autorollo raamatupidajale küsinud, et seis on halb, palun saatke vajalikud dokumendid ja te olete ka öelnud, et Siim Roode tuli appi siis selle ettevõttega tegelema, et kuidas see ei ole seos? Et võime siin pikalt seda protsessi läbi käia, et aastatel 2008 või 2010 osaühing Autorollo kuulus minu isale. Ja kui ta ühel hetkel tervise kaotas, pikaks ajaks haiglasse läks, siis minu isa, kellel olid täisvolitused ettevõtte omanikuna ja ühe juhatuse liikmena, siis saada jooksvat ülevaadet sellest ettevõtte seisust, kui ettevõtte majandustegevuseks palus hoida ennast kursis ja isa palvel olen seda teinud ettevõtte juhtimisega, ühegi otsuse tegemisega ma osaühingus Autorollo seotud ei ole. Aga olete te olnud teadlik nendest otsustest, kas te olete olnud informeeritud või üldse mitte? No veel kord, et mul ei ole osaühingu Autorollo juhtimisega olnud seost. Ma ei ole ühtegi otsust vastu võtnud, ei ole otsustamisprotsessis osaline olnud. Ja taas, et veel kord, et tõesti, et kuna hagi ise mulle siiamaani küll kättesaadav ei ole, aga ma tean, et teie väljaandele on see hagi olemas, te küsite mu käest küsimusi, mis puudutavad detaile selles hagis. Mul ei ole võimalik nendele kuidagi vastata, kuna kohtuprotsess on käimas. Tegelikult me lihtsalt analüüsisime Autorollo majandusest aruannet, et sealt on näha, et vara on välja viidud, et ma just seda mõtlen, kas teie olite nendest otsustest teadlik, viidi autopark välja, anti sularaha laene, võeti ka sularaha suurtest summades välja. Ma arvan, et ma nüüd selle mõne minuti jooksul vastan umbes 7. kord, et osaühingu Autorollo juhtimisega ei ole mul olnud mitte mingisugust seost. Küll aga mul on alust arvata, et teie väljaanne on seotud nende tegelastega, kes täna mult alusetult raha välja nõuavad ja seetõttu ma ei tahaks rohkem kommenteerida ka üksikuid detaile. Aga miks just Siim Roode teie poolt appi? Veel kord, et käimas on vähemalt teie väljaande informatsiooni kohaselt kohtuprotsess, ma ei saa neid detaile kommenteerida praegu. Aitäh!